Tegelikult olengi siis 50 aastat juba tallinlane, aga tegelikult hinges ja südames olen ma ikkagi Lõuna-Eesti inimene ja ma arvan, et ma jäängi selleks, et kes on ikkagi maalt või maa poole pealt pärit Lõuna-Eestist, siis see tunne ei kao kunagi südamest. Olen kõik need aastad tegelikult tegelenud silmuskudumisega. Esimene töökoht oli selline, oli soov edasi silmuskudumeid teha ja juba selle mõttega, et teha neid ka müügiks. Et too moment ei olnud mõtet oma nime kasutada. Ja kuna ma olen kogu aeg olnud selle mõttega disainija, et kõik, mis ma teen, et need kestavad kauem kui üks hooaeg, võib-olla 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat. Et kudumite puhul pole selliseid piiranguid. Siis sai välja mõeldud nimi Promenaad, kuna see promeneerimine või jalutamine, see tegelikult vihjab ka sellisele aeglasele tegevusele, et kiirmood on nagu sprint. Aga see promenaad, et see on selline jalutamine ja aeglane kõndimine, et mulle nagu sobis see. Ja läbi kõige selle kogetu, see, mis ma enda peal olen kandmisega läbi elanud, et see ongi see koht, kus tegelikult praegu nagu kurb vaadata, et rõivaid nagu ei väärtustata. Kui ma nüüd võtan kätte ühe targa raamatu, mille on Reet Piiri kirjutanud, siis kõik võiksid neid lauseid lugeda ja natukene mõtiskleda, et mis väärtus tegelikult on riietel. Kui me vaatleme kostüüme, mille lehteid kanti, siis võime tõdeda, et iga üksik rõivaese oli kui ehe. Riided näitasid kandja kohta nii mõndagi, jõukust, käsitööosavust, oskus sättida kõrvuti erinevaid värve ja mustreid. Nii tuligi leida parim viis, kuidas rõivaid ja ehteid terviklikuks kostüümiks kokku seada. Peeti oluliseks, et iga rõivase oleks ilusasti tehtud ja kantud. Selle üle oldi uhke ja see tõstis kandja väärikust. Et kui me kõik nagu lähtuks sellest paarist targast lausest, siis võib-olla muutuks natukene ka suhtumine tänapäeva rõivastesse, et me väärtustaks seda aeglasemat moodi ja nii nagu ma ütlesin, kiirmood on sprint, see on ainult välgatus ja siis on ta kadunud. Eeltöö, see on see kõige huvitavam. Sinnamaani, kuni ma näen ära, mis tulemus sealt juba tuleb. Ja need kombineerimisvõimalused ja värvimaailm tegelikult see ikkagi tuleb sealt Eesti etnograafiast. Et tasub ainult tarku raamatuid lugeda ja sealt saab tohutult inspiratsiooni ja ideid, mida kunagi 100 aastat tagasi meie oma Eesti naised külades tegid. Nüüd minu uus ja viimane kollektsioon on inspireeritud Eesti ääremaa küladest, kuna ma külastasin see suvi oma lapsepõlve kodu, mis on peaaegu Läti piiri lähedal. Ja sõitsin sealt läbi ja vaatasin, mis on sellest külast saanud. Ja sellest sain nostalgiline idee alguse. Teades, et seal naabrimemmed, kes on juba 90 aastat vanad, nemad elavad seal edasi. Ja mingi selline mälestus lapsepõlve ajast sealt saigi tõuke idee ääremaa moodi mood. Ja kollektsioonile panin nimeks Roheküla naised. Ma olen juba aastaid jälginud, kui ma olen kusagil ja ütleme jälle seal Eesti ääremaal kohalikel pidudel käinud, vaadanud, jälginud kohalikke naisi ja alati imestanud, kuidas on oma riidekapist või veimevakast või sealt
vaadata kummutisahtlist, siis need parimad rõivad välja võetud, kirjust kangast seelikud, kirjust kangast pluusid ja kuidas neid on siis kombineeritud ja millised värvikombinatsioonid siis tekivad. Et see on hästi põnev olnud. Mulle meeldib kavandada kollektsioone nii-öelda kihiti, kus on võimalik üksteise peale panna erinevaid seelikuid, kas või 2-3 tükki üksteise peale. See on jälle vihje tegelikult Eesti etnograafiasse. Mida rohkem seelikuid, seda rikkamast perest oli tüdruk pärist. Mul on see vabadus, et ma ei pea tegema väga palju, ma teen täpselt nii palju, kui ma vajalikuks pean. Ja tegelikult mulle meeldib see lause, et see kõik, mis on nagu mällu talletunud, see informatsioon, et see on parem kui Google'i otsing.